Purjetamise Eesti meistrivõistluste 3. etapp, Tallinna Jahtklubi meistrivõistlused purjetati Lohusalus. Reedest pühapäevani said 11 sõitu Optimist, Zoom 8, Laser 4,7, Laser Radial ja Laser Standard klass. Halvim sõit läks mahaarvamisele. Kes nende päevade jooksul sul kõige kõvemad konkurendid olid? Kindlasti Keit ja Boaron, et mõlemad esinesid minu arust väga hästi. Keit eile supersõidud, vaikne tuul, tema ilm kiiruse peale, pani kõik sõidud kinni, aga täna minu õnneks oli vähe rohkem keerutav. Andis võimaluse mitte ainult kiiruse peale, vaid natuke tarkust, natuke võib-olla kogemust. Ja tänu sellele täna sõitsin suhteliselt stabiilselt seal esikolmikus või esimesena ja siis see tõi mulle esimese koha. Kui tähtsaks sa pead seda laseris, just seda füüsilise vormi? Väga tähtsaks, sest nii kui puhub, siis on näha, kes on füüsiliselt tugevad ja õnneks või kahjuks välismaal tihti sellist vaikset tuult ei ole, nagu siin oli. Nii et kindlasti peab füüsiliselt tugev olema. No olud polnud kuigi soosivad aga ma arvan, et ma tulin nendega päris hästi toime. Et tavaliselt ma võtaksin natuke tugevamat tuult, aga kõik lõppes väga õnnelikult ikkagi. Kas see on niimoodi, et kuidagi saarlased on tugeva tuulega, eriti Mihklid? Kipub olema ja nii. Ma ei teagi, mis see põhjus võib olla, aga tavaliselt on, jah. Ja kui sa trennis käid, siis mis see tuule ülemine piir on, millega sa julged minna? No sükest ülemist piiri pole, ma ei tea, siis kui tunnen, et täitsa puruks hakkab minema midagi, siis tuleb ikka tagasi tulla. Aga jah, kõigegi tuleb sõita. Millega sa enda närvi rahulikuna hoiad? Ei hoiagi eriti. Enne sõitunud, mõtled muudele asjadele ja vaatadki ringi lihtsalt ja teagi. Et sul oli suur edumaa teise päeva õhtuks, aga kuidas see tänane päev kulges? No tänane päev oli maatuul, vaikne maatuul, keerutas hästi palju, väga raske oli sõita ja ei sõitnud hästi kui teised. Aga esimeste päevade, mis su trumbid olid, et kuidas sa neile ära tegid? Ma arvan, et tagant tuules liikusin kõige parem. Ütleks, et suht tore tunne on, et mitu võidusõitu sai, et selle üle on uhke. Ja mis päev sulle sinu lemmik oli ja mis päeval sul nii hästi ei läinud? No ütleks, et eile ehk teine päev läks mul kõige paremini, siis ma sain seal 4 sõidust sain 3 sõiduvõitu. Ja kõige halvem päev ütleks, et oli esimene päev. Ja mis trenni sa kodus tegid enne neid võistlusi füüsiliselt?
Mitte väga eriti, lihtsalt istusin diivani peal, ütleks nii. Optimistid purjetasid reedel 2 võrdses grupis, mille tulemuste järgi selgusid kuldgrupi sõitjad. No ütleme, et kuna meil siis sõidud toimuvad enamjaolt ikkagi kald-all-estikatel, kaasa arvatud siis siin, et no ikkagi see hetk, kui sa oled ees, sa juhid ja siis sa vaatad, et kuskilt nurgast tuleb mingi täiesti tundmatu inimene, lihtsalt saab mingi pagi kätte ja sõidab sust mööda, siis sa jälle kordad endale, et okei, see ei ole minu süü, on ju, kõik on korras. Et need nagu sellised pingelised, närvi ajavad kohad võiks öelda niimoodi, jah. Keda sa oma konkurentidest kõige rohkem jälgisid nende päevade jooksul? Ma ütleks, et Angelinat, sellepärast et me olime väga huvitavalt niimoodi, et esimesed 2 päeva me sõitsime nüüd, et meil oli kogu aeg ainult üks koht vahet, ehk siis kas üks oli ees või teine oli ees, aga meie vahel ei olnud mitte ühelgi sõidul mitte ühtegi paati ja et see tegi väga huvitavaks.